sind harmoonikaga seob? Lõõtspillimäng. Ma olen lõõtsa mänginud 6 aastat ja seega ma olen iga aasta käinud siin lihtsalt. Ma satun siia, esimene kord olin 9-aastane, sattusin Põlva rannas toimuvale harmoonikale ja ma olen lihtsalt iga aasta tulnud siia. Me oleme ansambliga siin esinemas ja mängime viiulit. Kuidas sai alguse sinu pillimäng? 7 aastat tagasi tuli huvi, leidsin küla pealt lõõtsa ja nii ta algas. Lihtsalt oli tahtmine. Miks te just lõõtsa mängite? Kuna mu isa hakkas seda mängima ja see oli hästi talve ligidal ja siis isa ütles, et on vaja jõulumaja lugu õppida, et nagu pakk kätte saada ja siis ma õppisingi. Sest see on pill, mida mängitakse Eestis kõige vähem, et kõik noored mängivad elektrikitarre ja selliseid asju, trumme ja Depo lõõtsa noored ei mängi. Mulle meeldib selle pilli kõla, tundub mõnus pill ja üleüldse on väga hea mängida, meeldib. Kust sinu viiulimängija karjäär alguse sai? Viiulit ma olen mänginud 3 päeva, kuna kõik teised ansamblis mängivad seda ja pidin ka mina ära selle õppima. Kui oluline on sinu jaoks rahvamuusika elus hoidmine? Väga oluline, kuna ma igapäevaselt tegelen sellega. Mängin paljudes bändides, laulan. Mul vanemad kõik laulavad ja siis on sealt tulnud, et hoiame seda asja ikka üleval. Võib öelda, et see on oluline, aga kuivõrd see minu jaoks oluline on, siis ma lihtsalt võtan, et mulle meeldib see, ma lihtsalt tegelen sellega. Muidugi võiks seda elus hoida. Väga, sellepärast sai hakatud seda lõõtspilli mängima, et oli nii juba välja surnud ja nüüd on ta päästetud. Mis on kõige põnevam sellise oma bändi tegemise juures või ansambli? Ma arvan, et see seltskond, et me saame kõik koos teha seda, mis meile meeldib ja mida me tahame. Ma arvan, et kõige ägedam see, et kui sa oled ise muusikuna oled lava peal ja siis rahvas hakkab tantsima, see energia, mis sa sealt vastu saad, see on kõige parem ja vägevam üldse. Seltskond, sõbrad kogu eluks. See, et ma saan rahvast lebustada. Minu naabripoiss Kallel oli esimene juubel. Poiss sai 5-aastaseks. Onu tädid tulid, poiss jooksis ustavama, siis jooksis ema juurde, näitas kingitusi, ise õhetas õnnelik. Üks tädi lõi ukse peal käsi kokku, vaatas Kallet ja ütles, küll sina oled ema moodi. Kalle ütles selle peale väga tagasihoidlikul, ega poiss laps ei peagi ilus olema.